tere ilusat hommikut kõigile, kell on 9 ja me lähme EMS-iga poodi kohe, sest et meil ei ole väga midagi süüa ja ma tahan normaalset hommikust süüa, seega ma otsustasin, et ma vean ta poodi ja me lähme ostame süüa. No nii, kell on vahepeal saanud 1 ja vihm on järele jäänud, nii ma saan minna kuuri värvima, jee! Ja Miku vanemad toovad mulle varsti, näete mind sealt jah? Miku vanemad toovad mulle varsti mu ujukad ära, sest ma unustasin need Elvasse ja mu vlog varsti läheb ülesse, nii et ma lähen kuuri värvima. Halleluuja, meie prügi viiakse ära, meie prügist on täiesti täis selle kuuri pärast seal. Tublid mehed. Vaadake, mis ma avasin EMS-i toast. Sellised solfakad ja sellised taldrikud, nii et ma võin nüüd peo teha. Lihtsalt kui on kukekommitükkidega karamellijäätis, nagu reaalselt see on nii freaking hea. Täiega ilus ju. Ma räägin. Mis irvad siis? Ma võin täiega juuksuriks hakata. Et siis Liivi tegi mulle just soe. Liivi? Jah. Liivi juures käisin Salon Plussis. Siis tegi mu soega. Okei. Mul nii kuuled nii punased siin. Sut mõtset kogu. Mida teeb Helekas 1:30 öösel? Meistere toob oma kutile 5. kuu kingitust. Nii et selline lihtne asjake. Lasin täna Poftis 12 pilti välja. Kasutasin sooduskoodi Keir 12 ja sain 5 euroga 12 pilti. Nii et pole paha, üldse pole paha. Ja nüüd ma kirjutan Aureelile kirja, sest et tal on pühapäeval sünnipäev. Ja siis lähen magama. Ütleme nii, et ongi ilusamaid hommikuid olnud, kui lihtsalt padukaga läbi linna sõita mingi 4 kilomeetrit. Eestil lihtsalt, mul ei ole sõnu, nagu terve hommiku on sadanud ja vihma ei jää järele ka, vaid see lihtsalt ikka veel sajab ja Katrin lihtsalt nagu kihutab mu eest ära. See punane auto reaalselt. Ma just zoomin teile sisse, et te näeksite seda autot. Sellega oli niimoodi, et seal oli sissesõidu keelumärk ja ta sõitis minu taga mega kiirelt. Ma olin mingi, kuhu sa tuled, see on ühesuunaline tee. Ja siis ma näitasin talle nagu, et nagu vaata seda märki on ja siis ta sõidab mööda ja nagu mega kiirelt. Ja ma ei saa aru, kas ta näitas mulle keskmist sõrme või ta näitas nagu aitäh. Sõnaga inimesed lihtsalt, palun lihtsalt, jälgige märke. Need on siin põhjusega, aga meie lähme Liisa juurde pannak hommikule ja tegelikult elu on ilus. See on siis see kuklasaade. Aitäh! Rene 12 kilomeetrit ja ma ka võin. Võtad sa mulle nuga, palun? Mis kell see tuli? Palli. Nüüd on aeg minna kliinikusse nende 2 hulluga. Ja mingi auto tuli nagu hoovist ja ma lihtsalt räigelt ehmasin ära, ta oleks peaaegu meid alla ajanud. Nii palju oli puudu, Liivi ütles. Siis kui oled nii raisk ja ise ei jaksa vändata, võtad sõbra seljakotist kinni. Haige vend. Rebel life. No hands! Vau, tõesti. Sõidame praegult, sõidame Liivi juurde ja siis Katrini juurde. Katrin, kuidas tunne on? Kuule, siuke leekteie. Leekteie? Hea. Neleskid? Paar kilo lisakilo. Liivi on ainult 20 kilo. Selles suhtes. Kerge kui sulg. No muidugi. Näha on su näost. Siin toidab. Vaadake, kui ägeda pudeli ma ostsin täna Tigerist. See on lihtsalt nii ilus ja see matchib selle karbiga. Yes. Minu sõbrad siis Anniga mängimas. Ja mamps on ka seal. Teine korrus. Lähme kinno, mehed, kinno. Mis sa endale lubad, väike mops? Mis sa lubad endale? Kuule. Vaadake, me lähme Hiiumaale nüüd on ja. Ja ma vaatasin ilmaennustust ja mitte ühelgi päeval ei luba päikest, nagu mitte ühelgi. Sest et iga päev näitab, et sajab vihma ja mingi hullult külm ilm, nii et tuleb vahva reis. Aga mina nüüd tegin enda ripsmed ära ja panin hästi natukene jummi ka ja kammisin kulmud ära ja nüüd kell on 11 läbi natuke ja mul läheb kell 12 buss. Nii et ma võtan oma kohvri ja spordikoti ja seljakoti ja lähen Tallinnasse.
ma olen Tallinnas, ma teen teile kiire story time'i. Ma käisin Tartus, käisin R-kioskis bussijaamas ja siis ma ostsin endale 2 postmarki ja ühe šokolaadi ja kokku läks siis 2 € 10 centi. Aga see teenindaja ei löönud nagu neid postmarke läbi, vaid pani ainult šokolaadi, ehk siis ta võttis mult 90 senti. Ma maksin 5 eurisega ja ta andis mulle tagasi mingi 4 eurot. Ja siis ma võtsin kätte, läksin ära, siis ma olin mingi oota. Ja siis läksin tagasi, siis ma olin mingi, et ta andsid mulle natuke palju tagasi, siis ta oli mingi, mina andsin tagasi, siis ma mingi jaa. Ja siis ma selgitasin talle, siis ta oli mingi, oi, aitäh. Vaat siuke, tulid kohe süümekad, kui ma sain aru, et ta mulle rohkem raha tagasi andnud, siis ma mingi, pean kohe tagasi minema. Ja siis ma läksin, aga nüüd ma olen Tallinnas ja ma olen Nõmmel ja ma kõnnin Miku vanaema juurde ja mul on siin kilekott Miku mustade riietega. Ai, kui ilus Kiisu, vaata. Kiisu. Kuna meile Mikuga meeldib igast asjade üle arutada ja enda otsusele kindlaks jääda, siis nüüd ma tulin 1 peatus varem maha ja kõnnin Kati juurde ja Miku läheb järgmises peatuses maha, sest tema ütles, et sealt saab kiiremini, mina ütlesin, et siit saab kiiremini. Nii et me nüüd nagu väikest viisi võistleme ja ma kõnnin täiega, ma teen kiirkõnni, et ma jooks tast enne. Arvake ära, kelle võit? Minu! Miku raudselt täiega solvun, kui ta siia jõuab. Ja siis süüdistab mind selles, et ma kiiresti kõndisin või jooksin. Ma ei jooksnud, aga ma kõndisin lihtsalt küllaltki kiiresti, aga tahaks näha, kuidas ta reageerib. Jah, nii võib öelda küll. Ei tegelikult kes võitis? Helelis. Sest ma seisin mingi freaking valgusoori taga. Nii hakkavad tulema vabandused. 2 minutit. Jah. Minu võit. Jah, lähme tuppa. Millest me just aru saime hetk tagasi? Et mul ei ole enam vuntsi. Okei, no Mikul ei ole vuntsi. Teine asi, millest me just aru saime, on see, et me ei taha lapsi. Me ei taha lapsi, sest just siis, kui vanemad ära läksid. Kati ja Marti läksid kinno. Ärkasime üles, ma läksin vaatasin, mis on. Tegin pai. Ja siis ta hakkas lihtsalt röökima. Nagu, ja see ei ole nagu selline röökimine, mida te ette kujutate, vaid see on nagu täies kõrist. Nagu südame põhjast lihtsalt süke, et on nagu ei tule isegi häält enam välja, sest oma hääle tõesti ära röökinud. Ja siis umbes 10 minutit. Ja ma olin juba nii... Ma olin lihtsalt täiesti mingi, vissime Katile 2 korda, tulge koju nagu. Ma olin lihtsalt täiesti mingi, me ei suuda midagi teha. Ja me olime 10 minutit küürus voodi kõrval, ei liigutanud ennast. Ja Miku, lihtsalt oleks pidanud nägema, kuidas Miku läks üle voodi toast välja. Nagu, kui see kriuksus, ma olin mingi... Siis ma olin mingi, okei, nüüd võib minna. Tõest nagu mingi spioon. Ühesõnaga, me ei taha lapsi. Nagu, ei. Tere hommikust, Miku läks tööle ja mina hakkan hommikusööki sööma ja kell on alles 8. Ja ma ei tea, mis ma täna teen, aga varsti saan teada. Ma lähen praegu sellisesse ettevõttesse nagu Kama ja Kilu. Räägin teile pärast täpsemalt. No nii, ma sain seal Kamas ja Kilus käidud ja teate, see oli nii lahe. Nagu need inimesed olid nii toredad ja ma juba tahan neid smuutisi proovida. Nüüd ma pean minema kuskile Tallinna Transpordiametisse, et minu vanad kaardid kantakse mulle raha uuele ja ma printisin välja need tõendid ja lähen ID-kaardiga kohale ja nõuan oma raha uuele kaardile. Google Maps juhatas mind just valesse majja. Piinlik. Käisin Tallinna linnavalitsuses ja mul oli väga tore teenindaja. Ja nüüd ma lähen küll tasuta jäätist rottima ja süüa ostma õele. Ma sain reaalselt peksa Solaris ukselt, sest et see jäi seisma ja ma tahtsin välja minna ja nagu see jäi hullult järsku seisma ja siis panin litaki nagu õlaga sinna vastu, see oli päris valus, aga ma ei saanudki oma jäätist, see oli nii palju inimesi, aga ma käisin toidupoes Solarises ja ma sain kõik vajalikku ja nüüd ma lähen õe juurde ja ootan Mikut. No nii, ma sain oma supi söödud, ma mõtlesin, et ma räägin teile, kus ma täna käisin, mida ma tegin ja miks ma nii palju ringi sahmerdsin. Ühesõnaga, ma käisin siis kõigepealt Masina tänaval, seal on siis Kama ja Kilu, kuidas ma ütlen, kontor ja ma olin neile kirjutanud juba mõnda aega tagasi, et ma tahtsin nendega teha siis koostööd ja kuna ma teiega nii aus siin, siis ma räägin sellest täiesti vabalt ja minu meelest on täiesti okei. Ja ma käisin täna siis nende kontoris ja nad on väga toredad inimesed ja nad teevad seal igasuguseid mingid Eesti toidu catering ja mingid ülilahedad asju, need tšekkake järgi. Ja mina hakkan katsetama neid Kama smuuti pulbreid nüüd siis Hiiumaal ja minu meelest need on väga huvitavate maitsetega, siin on astelpaju, šokolaad ja siin on mustikas
nii et ma hakkan neid proovima ja ma annan teile teada, milline minu lemmik ja kuidas mulle need meeldivad. Ja ma arvan, et see ei ole enam saladus ka, et ma teen 600 subscriberi giveaway. Ma veel mõtlen neid tingimusi, mida peab täitma, et neid võita, aga võitja saab siis valida, neil on 7 maitset ja võitja saab valida 2 maitset, neid võitjad tuleb 2. Vaadake Miku pluusi, ta ei üldse kõhtu sees praegu. Vaadake minu pluusi. Suht sarnased oleme. Tegelikult ma tahtsin näidata, et ma proovin nüüd seda mustika asja ja mul on siin kapis hapupiimajook. Ülevalt alla ikka filmime, eks mitte alt üles, ma lõualott niimoodi. Nii, ja siis meil on siin siis see mustika kamasmuuti segu on ju. Ja me võtame siis 1-2 teelusikatäit. Nii, paneme siis 1 ja 2 ja see on siis marja hapupiimajook, sest meil ei ole praegu midagi muud kapis. Ja segame ära. Ja nüüd me maitseme seda. Ja aus tagasiside. Kui on kett, siis tee nägu ka, et on. See on väga hea. Pole paha! Meie ühine tripp on kestnud 2 minutit ja Miikel on juba kõht tühi. Kõht tühi. Ma pole mitte midagi söönudki. Sa sõid mu kanavalappi ära. Läks mõtle 2 aasta pärast, sa saad emaks. Sa hakkad Miku eest hoolitsema. Nüüd me oleme 3-kesi matching, vaadake. Ja, vaadake. Minu näost on käinud mingi, sõda on üle käinud. Jah, seda mõtlesin ka öelda. Vaadake, mis siin toimub. Miikel ei saanud vist täna väga hästi magada ja siis ta nüüd demonstreerib kõigile oma halba tuju. Ja see on nii naljakas lihtsalt, saate aru, see on nagu üks naljakamaid asju, kui Miikel on mingi vihane või väsinud või kuri, see on lihtsalt nagu... See on siis see koht, kus me ööbime. Ja siis selline on siin. Meil on astelpaju ja mustika kamasmuuti segu. Ja mina teen täna endale mustikat ja maitsen ka astelpaju. Sa paned sellist jura praegu. Meil on siin astelpaju ja mustikama ja see on keepriga tehtud. See oli päris huvitav. Et kui ma saaks valida, siis ma jooks seda ainult. Ta jooks ainult mustikama. Selline huvitav hapukas maitse. Aga kas sulle meeldib pigem või mitte? Pigem ma olen maitselt mustika, ma arvan. Ma ei ole astelpaju fänn. Sama. On ja hapu. Aga mustika? Mis see tähendab? See on parem, jah. Parem on küll, jah. Nii et kes on hullud suur astelpaju fänn, nendele võib-olla meeldib see. Aga kuna kõik on mustika fännid, siis meile meeldib see. Ja seekord tegin siis keefidega, mitte hapupiimaga. Teen kiire storytime'i ka. Täna me lähme siis Marek Sadama kontserdile ja me saime sinna niimoodi, et Marek Sadam postitas enda Facebooki lehel, et tal on kontserdid tulemas ja 25. august on väga salajane kontsert Hiiumaal. Ja siis ma kirjutasin sinna alla, et ma tahan ka tulla kuulama, et miks see salajane on. Ja siis ta kirjutas mulle ühe naise nime, et ma kirjutaks selle naisele. Ja siis ma kirjutasin selle naisele. Siis ta oli mingi, et jah, et meil on mingi Hiiumaa haridustöötajate päev, et see on mingi 80 inimest, aga et tulge siis ka kuulama ja me reaalselt lähme. Aga täna meil ongi siis plaanis minna kontserdile ja kus me veel lähme? Kaibaldi Nõmme vist pidime ka minema. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
tegime siis musta maski ja vaadake ilusti, mul on see kantud. Mul on siin ilus habe. Ja kõigil on. Neil ka! On pühapäeva hommik ja meie lähme kirikusse muusikat tegema ja mul on silmad täiesti paistes. Ma nägin täna unes, et me läksime Fit Loora sünnipäevale nagu täiesti suvaliselt. Aga jah, lähme kirikusse. Teated ka vaja mäletada. Rooga võttes tänama, aamen, hea isu. Teen kiire ülevaate, mis on siis uuel nädalal giveaways ja uuel nädalal on siis niimoodi, mitte uuel nädalal, vaid see, siis kui see video üles läheb, siis ongi see nädal. Läheb sloosi 2x2 Kama smuuti pulbrit ja võite saab ise valida maitsed ja mina olen siin vlogides näitanud siis astelpoju oma, mis ei olnud mu lemmik ja mustika oma, mis oli väga-väga hea ja šokolaadi oma pole veel jõudnud proovida, aga täna proovin ja ma loen teile ette, mis maitseid on Kama smuuti pulbritel. Vaarikas, astelpoju, kirss, mustikas, maasikas, sõstar ja pohl. Ja on ka täiesti tavaline siis ilma maitseta Kama smuuti pulber. Ja selleks, et võita, peate te kommenteerima alla, kindlasti subscribe mu kanalit ja kommenteerima alla, millist 2 maitset te sooviksite ja milline on teie suve lemmikmälestus. Täna me oleme siis käinud kirikus, tegime ülistust ja seal on hästi armsad vanatädid. Teevad mulle alati tuju nii heaks ja üks vanatädi tõi mulle siukse, ma unustasin kaasa võtta, ma lähme õhtul kirikusse, aga ta tõi mulle siukse suure üllatusmuna ja see oli nii armas ja ta ütles, et minu laul läks talle väga südamesse, nii et Hiiumaa on olnud hea meie vastu ja meil on ilus ilmuves ja me lähme varsti ujuma ja chillima ja hängima. Seiklused on veel ees. Ma muretsen Miikael. Seal on Lotta ja Lauri ja siin on Miku, kes kardab, et vesi on külm. Suhkrut on ka vaja. Milleks? See on see šokolaadimuna, siis, mis see tädi mulle tõi. See armas tädi sealt kirikust. Ja see on mega hea. Nagu lubatud, siis teen ka selle. Aitäh, nüüd ju küsisin. Appi, ma tahan teha praegu teist testi, ma ei saa püüda midagi. Miks sa viskad? Nii, nagu lubatud, siis ma teen ka selle teist testi. Ostsin täna piima, mitte küll taimset, vaid täiesti tavalist piima. Mikkel, see ei käi praegu see üle. Ma kohe ütlen teile, kuidas see maitseb. Mina maitsesin, see oli väga hea. Kuidas sulle meeldib? Normaalne. See ei ole mitte mingisugune vastus. Päris hea. Okei, aitäh. Ja see on vist praegu meie lemmik siis. Nendest 3. Ma lõpetan oma vlogi. Ma pea on kuskil pistikupesas. Aga ma tahtsin öelda, et mul on olnud mega lahe nädal ja meie Hiiumaa trip ei ole veel sugugi läbi, vaid see lõppeb alles teisipäeval, nii et minge võtke kindlasti minu giveaway'st osa ja need Kama smuuti pulbrid ei ole veel kõik. Sinna tuleb lisaks ka veel üllatus, mitu üllatust, nii et parem oleks, et võtate kõik osa. Lisainfo smuuti pulbrite kohta ma panen siia alla descriptionisse, et kus neid osta saab ja mis maitseid on ja vaat nii. Ja selle firma nimi on Kama ja Kilu. Jätke meelde, Kama ja Kilu, mitte Kama ja Kala. Ei, Kilu ja Kala, ütleb Miku. Olge lahedad, olge muhedad ja oodake uut vlogi. Head aega!